Nublu suitsu ja vinguandurit on ilmselt iga inimene, kes telereklaami vaatab, näinud, kuid huvitaval kombel ei ole see andur sattunud kunagi veel nurgakivi huviorbiiti. Täna otsustasime selle vea kardinaalselt parandada ja juttu tuleb siis Nublu suitsu ja vinguandurist. Tavaliselt inimesed räägivad ikka suitsuanduritest ja vinguanduritest. Nublus on nüüd kõik koos. Ja tõepoolest, et Nublu on suitsu ja vinguandur ja see tähendab seda, et ongi kahesüsteemne. Ta oskab tuvastada nii suitsu kui ka vingu. Ja tal ongi sees kaks eraldi elementi. Üks selline kambrike, mis annab märku kohe siis, kui sinna sisse tekib suitsu. Ja on üks eraldi element, mis mõõdab vingugaasi taset õhus ja annab ka siis vastavalt teavituse, et ta mõõdab seda 4-astmeliselt, et 4 on kõige kõrgem, kõige eluohtlikum vingugaasi tase ja 1 on kõige madalam tase, mis ütleb, et pika aja jooksul on madal, aga siiski tervisele ohtlik vingugaas toas olnud. Defineerime ära ka, mis on nüüd suits ja mis on ving. Ja inimesed panevad need tegelikult tihti ühte kokku, et ei tee vahet suitsule vingul. Suits on siis see, mida te näete, näiteks kui te panete köögis midagi pliidi peal kärssama, tekib sealt selline suitsusammas, see läheb andurisse, suitsuandur sellele reageerib. Ja Nublu puhul siis element, mis mõõdab, siis tuvastab suitsukogust õhus. Suitsu te näete, vingugaas seevastu on see, mida te ei tunne oma ninaga, te ei näe oma silmaga ja te ei suuda seda tajuda, et loomulikult ta tekitab lõpuks mingisugust peavalu, pearinglust, süda läheb pahaks, aga inimesed ka tihti ei pane kokku, et see on just vingugaasist, vaid mõtlevad, et äkki ma sain toidumürgituse, äkki mul on gripp kallal või mingisugune muu tõbi. Nad ei suuda seda tajuda ja vinguandur on tegelikult ainukene asi, mis annab märku sellest, et tuppa on lekkinud vingugaasi ja toad tuleks kohe tuulutada ja vaadata, kust kohast see gaasileke, siis vingugaasilekke võis tulla. Suitsuanduriga on asi nii, et see tavaliselt ja päris kindlasti kinnitatakse lakke. Vingugaasi anduri puhul räägitakse erinevaid juhendeid, erinevaid soovitusi. Nublu on nüüd kõik koos laes, kuidas tema reageerimise selline täpsus on? Vinguandurite paigaldamisel tõesti antakse soovitusi maast laeni, võiks otse öelda. Mina soovitan kindlasti alati lähtuda konkreetse anduri kasutusjuhendist ja Nublu anduri kasutusjuhend ütleb, et see tuleks kindlasti panna lakke ja hea on võib-olla teada, kuidas see vingugaas tegelikult ruumis levib, et siis on selle kaudu ka lihtsam mõista, et kuidas andurid seda tuvastavad, et kui inimene näiteks kütab ahju, paneb siibri kinni ja see vingugaas sealt ahjust siis hakkab lekkima, siis ta sooja õhuga läheb ilusti lae alla ja siis hakkab vaikselt sellise mütsina sealt alla tulema. Kuidas ta reageerib, kuidas ta toimib nüüd edasi? Kas ta piiksub ka seal laes kui nii nagu tavaliselt? Ja ikka, et ka vinguandurid ja nende hulgas ka Nublu teevad seda hästi ebameeldivat kõrvu lukustavat häält. See on selleks, et kui inimene on sügavas unes, et siis ta ka selle peal üles ärkaks ja reageeriks. Ja kortermajades valilärm aitab teinekord ka niipidi, et naaber kuuleb seda. Nublu puhul muidugi on veel parem see, et ta annab ka GNLS-ile sellest teada, et ta teeb valju lärmi ja ta teavitab ka turvaettevõtet GNLS, kes kohe võtab inimesega ühendust ja küsib, kas on abi vaja teele saata. Ja kui klient seda soovib, siis me saadame kohe patrulli olukorda kontrollima, näiteks inimene ise ei ole kodus, saadame siis turvatöötaja olukorda kontrollima ja teeme koostööd ka vabatahtlike päästjatega, keda samuti saame appi kutsuda, kui tarvis on. Tere, Turvafinast GNLS helistan, et Nublu tulehäire saime, et on patrulli abi vaja. Need koha peal on kõik korras, õhutute ruumid ära ja tühistame ära siis praegu. Hea küll, siis on korras. Hea palun, väga. Kuidas inimene saab ise testida, et tal see suitsuvinguandur on töökorras ja kas me saame teha siin ja praegu ka mingisuguse testi? Inimene saab seda ise testida ja andur ise automaatselt testib ka seda, et andur teatud regulaarsusega
kontrollib ise, kas signaal jõuab GNLS-i või mitte ja kui need ühel hetkel enam ei jõua, siis GNLS võtab kohe kliendiga ühendust ja annab sellest teada ja üritab aru saada, et milles siis probleem on. Kas inimene ise selle anduri alla võtnud või ongi mingi signaaliühenduse probleem, et igal juhul, kui inimene ka ise seda ei tee, siis GNLS teeb seda tema eest igatahes. Aga kui kellelgi on küsimus, et kas signaalid läbi jõuavad, siis selle anduril on üks nupp on peal, vajutad seda, hoiad all, anduri teeb testsignaali ja siis inimene logib GNLS iseteenindusse ja sealt ta näeb mõne hetke pärast, et see signaal on talle siis kohale jõudnud, see testsignaal. Ja teema lõpetuseks saan siis öelda, et kõik teie, kellel kodus on Nublu suitsu- ja vingugaasi andur olemas, teate nüüd ja näete minu taustal olevast pildist, on toatäis tähelepanelikke inimesi, kes reageerivad kohe sellele, kui teil andur on kodus reageerinud.